Käes on jälle reede, seame sammud vanalinna poole. Mis me küll seal teeme? Mis me küll seal teeme? Mis me seal teeme? Ma olen sulle slideshow teinud. Jälle. Sa tead, mulle meeldib mõelda uusi asju välja. Ja, sõnu ja. Muid asju. Nimelt, ma olen siis kas otsinud internetist välja mõne leiutise või selle ise välja mõelnud. Sinu teha on jälle arvata ära, kas see on vale või see on õige. Nonii. Ehk siis, kas see on päriselt olemas või see on minu geniaalne idee. Vaatame, kui innovatiivne siis mina olen ja kas ma suudan ajaga kaasas käia. Ma olen põnevil, Martti, tulista mulle esimene leiutis. Niiviisi. Esimene leiutis on antipervertsed sokad. Sukad. Funktsionaalselt on täpselt samasugused nagu tavalised sukad, aga nendel on jalakarvad, millega põletada eemale kutsumata külalised. Antiperverssed sukad on Martti Hallik täiesti kindlalt ise välja mõelnud. No oota, sa oled selleks täiesti võimeline. Sa oled võimeline need asjad välja mõtlema. Sa oleks valmis isegi need tootma. Oma jalakarvadest või? Näiteks. Ma võin sul anda karvu, mulle juhturis seal tekib neid. Kui see asi on olemas, siis see on ainult tõesti müügid karnevali poodides. Ja see on ainult nalja ja pila eesmärgi. See ei ole kindlasti tõemeeli loodud, et Elina tahab minna reede õhtul grindile ja siis ta paneb antiperverssed sukad jalga, et ei tuleks võõrad poisid teda nillima. Ma arvan, et sa oled selle ise välja mõelnud, et sellist, kurat, lukku. Sa oled selle ise välja mõelnud, sellised asju, ma loodan, ei ole maailmas olemas. Tegelikult on sellised asjad olemas tõesti ja need on pärit kuskilt kui Hiinast ja Hiinas on need väga populaarsed asjad. No seal on ju veits probleem sellega, et liiga palju neid lapsi tehakse. Kumb neid nüüd siis kannab, mees või naine? Naine. Aga kas on olemas ka meeste mudeleid? Ma vaatan, et mul ei ole nii karvaseid jalgu, et ma tahaks ka endale. See mask on revolutsiooniline. Just välja töötatud neile imelistele isastele, kel on lohkavad vuntsid. Võib-olla kunagi ka sul. Toote eesmärgiks on kaitsta vuntse einestamisel või vedelike tarbimisel. Kasutades revolutsioonilist vuntsimaski jäävad su vuntsid puhtaks ja veedad terve päeva ilma, et vuntsid peaksid hakkama haisema. Kui sa nüüd enda arust selle välja mõtlesid, kas sa mõtled vuntsimaskina nagu, et sa paned mingisuguse nagu plastikust või papist mingi juraka peale? Või? Paned see niimoodi ette, ümber see niimoodi. Siis paned siit tagant, siit tõmbad kinni, siit on siit niimoodi kinni ja siit niimoodi. See on nagu kaitseb vuntsi. Vuntsimaskid nagu nii-öelda toitvad maskid on küll olemas. Sa mõtlesid selle välja? Oi, see on sinu viimane pakkumine. See on minu esimene ja viimane pakkumine, et sa mõtlesid selle välja. Ja see toode on päriselt olemas. Ja selle toote päris nimi on Muster Shield. See siis patenteeriti 1876. aastal Virgil A. Gatesi poolt. Ma olen nii kova. Kui sulle ühest suitsust ei piisa, tuleb sul appi Changesmoker. See on pikk piibutaoline ese, millesse on võimalik asetada kuni 20 suitsu. Juhuks, kui su närv on liiga must, kuid kopsud pole veel piisavalt. See leiutis on Marti poolt välja mõeldud, kuna selle nimi on pandud Chainsmoker, ehk siis ta on jätnud nime inglisekeelseks ja ma tean, et sulle Chainsmokers viimased 2 singlit väga meeldivad. Ja see on sulle väga hingelähedane, see on sinu fantaasia vili. Arvad, et see on minu fantaasia vili? Oled sa ikka sellest kindel? Sellepärast, et kui sa oled ahel suitsetaja, siis sul ei ole vaja mingisugust nagu... Ma ei kujuta ette, kuidas see seadetes käib. Ma olen ise sigaretti... See on niisugune piip ja siin on ümber nagu need, mis on need küünlajalad oleks nagu pandud sinna. See on sinu enda välja mõeldus, sest et mina kujutasin ette, et kui selline seadeldes teha, siis oleks trummel, kus sees on palju sigarette ja siis ta käib relvad, mis on need revolver ja käib niimoodi ringi ja sa saad lihtsalt järgmise suitsu. See on sinu välja mõeldud, kuna sul ei ole prototüüpki endal päris hästi peas. Aga tõesti, selline asi on välja mõeldud ja siin on ka sulle pilt. Siin ma lugesin kokku, mahub ära 20 suitsu ja üks naine tõmbab oma kopsu natuke rohkelt juurde seda suitsu. Selle nimi küll ilmselt ei ole Chainsmoker, aga selle nime ma mõtlesin ise siin välja. Aga tõesti, selline asi on siis olemas. No 80-ndatel oli vaja. See on isegi vanem, see mulle tundub on mingi 60-ndatel. No, täpselt. 60-ndatel, jah. Siis kui arvad, et suitsetamine on hea sulle. See on tervislik. See on tervislik. Ja Marlboro oli see, kes ütles, et on tervislik. Ja. Ameerikas olid reklaamid, kus rõhudi sellele, et vähemalt nagu pool pakki sigaretti päevas on tervislik sulle. Lobitöö on väga hea seal. Absoluutselt. Rinnapump. See on olemas. Kui su väike beebi on harjunud oma ema südame tuksetega ja ta ei jää magama, ole mureta. Sulle tuleb appi rinnapump. Rinnapump, ta pole siis uudne toode hoopis. Rinnapump tuleb mitmes suuruses, et täpselt mimikeerida ema. Tead küll mida. Sisse lülitades kannab edasi vibratsiooni, millele asetatult jääb beebile mulje, et ta kuuleb oma ema südamelööd.
rinnapump, noh, mina tean seda muidugi nagu Seda, kus pumpad jah, et kui imetamine on muutunud valulikuks naisterahvas, siis pumpavad selle piima välja või peab ema minema kusagile mujale, et siis lapsel oleks piim olemas. Ütleme nii, et ma tõlkisin selle inglise keelest. No siis see toode on ju olemas. Arvad? No kui sa tõlkisid selle inglise keelest. Ei no see, okei, me kasutame natukene loogikat ka, et sa nagu andsid mulle viisi, et sa tõlkisid selle inglise keelest, on ja siis järelikult nagu sa pidid selle kusagilt võtma, selle asi peaks ju olemas olema. Ma siiralt loodan, et sellist toodet ei ole maailmas olemas, et emad ikkagi viitsivad ise oma lapsi magama panna. Ma arvan millegipärast, et see toode on siiski olemas. Tõesti, see toode on olemas ja see on pärit 1963. aasta Jaapanist, kus siis naised ilmselt on väga tegevad ja vajavad endal rohkem aega, mistõttu leitud välja selline, ma ei tea nüüd, kas nad nagu erinevates suurustes küll, et no see vastavalt tema rinnale, eks ole. Just. Mina ütlen, et selle asja nimi on Dogbrella. Õues saab vihma, kuid su koer peab minema välja hädale number 1 või 2. Kui su koer on sama basic kui sa ise ja sa kardad, et koera pärast ei pea sa enam muretsema. Nüüd on koera rihma küljes umbrella. Sa koera vihmavari. Koera vihmavari. Et sul on niisugune asi ja siis sa hoiad. Ma kujutan seda nüüd ette, ütleme, sul on siis saksa lambakoer on ju. Just. Ta siis on, ütleme, kusagil nagu nii pikk on ju. Ja siis sa paned talle rihma külge, paned mingisuguse toki, meeter pika ja siis siuke mingi 30 centimeetrit laia nagu vorsti paned sinna peale. Vihmavarjuna ja siis sul koer käib sellega ringi. Siis jookseb kuhugi igal poole vahele kinni ja kinni. Meeletult ebapraktiline ja ma tõesti loodan, et koert, no ja samas jälle nagu meil on väga palju väga huvitava mõttemaailmaga inimesi. Marti mõtles selle toote välja, nüüd tühikut võjutab, siis ma kindlasti saan teada, et ta seda ei teinud, aga me siiski see oli sinu viimane vastus ja vaatame, tõesti, selline asi on olemas ja seda toodet võib leida siis Amazonist ja sellest sa pead sa maksma $17 pluss siis kohale toimetamise tasu. Appi, kas siin on tõesti veel nagu see, et Just. sa omanik hoiab seda ise veel kinni või? Täpselt niimoodi. Siis sa käid endal vihmavari pea kohale koeral. Kas ma suudan nüüd nagu ühe ka nagu pihta panna tänases saates? No vaatame. Mina olen välja mõelnud siis või on olemas täiesti olemas selline asi nagu Omni Mirror. Unustad end tihtipeale peeglisse vaatama ja mööduvad tunnid või tahad, et su naine kiiremini meigiga valmis saaks? Ole mureta, appi tuleb Omni Mirror. Omni Mirror tunnetab anduritega, kui keegi on asunud ennast imetlema ja annab kiledat signaali, kui oled olnud liiga kaua peeglis. Signaali saab valida apist koos ajaga. Et kui lähed nagu peegli ette ja veitsa sätid ennast siuksed olenevalt, mis aja sa, mis vahemikku sa oled pannud, et kui sa oled pannud 5 minutit, et sa üle 5 minutit enne peegli ees veeta. Sõru, tänapäeva maailm on nii haige, et selline asi reaalselt võib olla olemas, sest et ennast tunnustavaid iluedisid on kindlasti maailmas palju. Omni Mirror. Omni Mirror. Sõru, ma ütlen, see on nagu see nimi ja see tekst, mis sa oled siia kirjutanud ja kõik ja see kõlab lihtsalt nagu nii retsit Marti Hallik. Ja kuna ma tean, et sul on probleem sellega, et su tütarlaps unustab ennast vahet pidamata peegli ette, siis sa oled mõelnud, et selline toode võiks olemas olla. Palun ole Marti välja mõeldud ja mitte olemas ole toode. Nii et see on sinu viimane vastus. See on minu viimane vastus. Sa oled täiesti kindel, et mina olen selle välja mõelnud. Absoluutselt ma ei ole selles kindel, et ma pean midagi pakkuma. Tõsi, see on minu enda välja mõeldud. Ainuke nendest, mis mina ise välja mõtlesin. Ja seda tõesti sellel eesmärgil, et mõeldes, et mul kodus olev naine võiks natukene kiiremini vahel ennast valmis sättida. Nii et Marti, meil on olemas idee nimega Omni Mirror. Just, turg. Turg on kindlasti olemas, kõik mehed ja järgmine aasta näeme siis selle ideega Ajujahi saates. Just täpselt, jah, ja minge siis oma nädalavahetusele ilusti kenasti vastu, nautige seda. Ja iga nädalavahetuse teeb paremaks üks subscribe ja like. Näeme järgmise nädalal. Tšau. Tšau. Peeglisse vaatama. Ma jään Netflixi vaatama. Järgmisel nädalal. Seda osa ei ole veel valmis, sellepärast et ma jäin Madeiral lennujaama kinni, aga see tuleb üsna pea ja see saab olema epic!